Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning siseminister Igor Taro kirjutasid täna alla 2 ministeeriumi vahelisele koostööleppele, et võidelda 2 kuriteoliigi vastu: perevägivald ja küberpettused. Näiteks luuakse politseis inimeste petmise vastu võitlemiseks lausa uus üksus. Me loome sellise eriüksuse, mis hakkab võitlema siis kelmuste ja pettustega, et see ei ole lihtsalt üks osakond või üks talitus, vaid eraldi üksus parimate uurijate, parimate analüütikute, menetlejatega, kes siis vajadusel tõkestab, reageerib, analüüsib, loob siis sellised meetmed, et paremini võidelda nende kelmustega, analüüsib, kuidas tehnoloogiliselt võidelda, analüüsib ka seda, kuidas saab ennetada. Lähisuhtevägivald on umbes pool kõikidest vägivallakuritegudest. Ka selle vastu tahetakse paremini võidelda. Perevägivalla puhul on hästi oluline, et see abi oleks süsteemne, et seal ei ole ainult ühte võluvitsa, vaid et vaadatakse, mis on kõik vajalikud asjad, mida teha tuleb, ja vaatavad mõlemad ministeeriumid koos. Samas, kõik see on ju probleemiks aastaid. Ministeeriumid on ka kogu aeg olemas olnud. Kas see, mis koostööleppes kirjas, ei ole mitte iseenesest mõistetav, oleks võinud ju ka varem tööd teha selles suunas? Kui me vaatame näiteks seda kelmuste statistikat, siis eelmine aasta see 29 miljonit eurot, mis on välja petetud, on 2 korda rohkem kui üle-eelmisel aastal. Et sellised asjad panevad mõtlema, et me peame midagi muutma ja me peame midagi ka paremini koordineerima oma ministeeriumide vahel. Põhimõtteliselt on ju normaalsed asjad, mida võikski ju ametnik igapäevatöös teha, korraldada, leida paremaid moodusi. Miks on vaja selleks koostöölepet, mis põhimõtteliselt ütleb, et tehke oma tööd? Mitte päris. Mitte ainult Eestis, vaid ka mujal Euroopas on see täiesti tavapärane olukord, et siseminister tuleb ja ütleb, et turvalisuse tagamiseks oleks vaja teha seda ja seda ja seda, ja siis tuleb justiitsminister ütleb, et me peame ikkagi põhiõigusi ka kaitsma ja ühtegi nendest asjadest teha ei saa. Nüüd need 14 punkti ikkagi räägivad konkreetsetest asjadest, kuhu tuleb välja jõuda niimoodi, et põhiõigused on kaitstud ja turvalisus tagatud. See tegelikult ikkagi tähendab seda, et mõlemad pooled peavad sammukese tagasi astuma ja leidma selle ühise lahenduse. Plaanis on näiteks teha ühine menetlusportaal, muuta protsesse kannatanusõbralikumaks, suurendada isikutuvastusega seotud teemasid turvalisemaks ja parandada digivõimekust.